Tere jälle minu vaatajad ja kuulajad. Üle hulga aja olen jälle tulnud siia koolistaadionile. Ja nagu te kõik kindlasti juba eelmistest videotest ka mäletate, on see Järveotsa gümnaasiumi staadion, kus ma teiega siis praegu juttu ajan. Tahaks rääkida veel ühest kooli teemast, aga kuigi kooliaasta hakkab juba lõppema. Aga teema on aktuaalne endiselt. Nimelt õpilaste karistamatuse tunne ja õpetajatele vastu haukumised ja ka nii-öelda vägivald, nii-öelda vaimne õpetajate suhtes. Ja ütlen seda, et õpetajad kurdavad muudkui, et ei ole õigusi, ei ole seda, ei ole teist ja kolmandat. Aga ütlen ausalt, ütlen teile õpetajad, pöördun otseselt teie poole. Ütlen seda, et on küll õigus. Esiteks, igal inimesel on õigus oma au ja väärikust kaitsta. See on nii inimõigus kui ka kodaniku põhiseaduslik õigus. Ja teha seda mis tahes vahenditega. See tähendab seda, et kui teil on vaja näiteks ka ütelda mingit vängemat sõna, või siis on see, et on vaja füüsilise teo eest ennast kaitsta, siis tehke seda. Ja mitte keegi ei tohi teid selle eest sundida kirjutama lahkumisavaldust, sest sellega rikutakse teie põhiseaduslikke õigusi, mille eest on teil õigus anda kool või siis direktor või kes iganes teile seda peale surub, anda kohtusse. Samas ärge kirjutage ka vabatahtlikult seda avaldust. Las nad lasevad, siis on see, et kui te kirjutate vabatahtlikult, siis vabatahtlikkuselt ei ole enam eriti midagi teha. Sest tagantjärgi survestamist ei tõesta keegi või on seda väga raske teha. Aga ärge kirjutage lahkumisavaldust omal soovil. Kui kool teid vallandab, selleks korraks on teil alus minna kohtusse. Ja te võidate selle keisi. Sest sellisel juhul on, kui kool vallandab teid selle eest, et teie kaitsesite oma põhiseaduslikku õigust, siis on kool või ükskõik kes töökoht, kes iganes rikkunud teie kui kodaniku põhiseaduslikke õigusi. Nüüd edasi nendest igasugustest nähvijatest ja siis nendest koolipättidest, kes ülbitsevad ja ütleme, et ei saa neile midagi teha. Saab küll. Te ei pea isegi koha peal midagi tegema, vaid te pöördute mitte kooli sotsiaaltöötajate poole, sest kooli sotsiaaltöötajad ei viitsi enamasti selle asjaga tegeleda, ei taha omale võtta mingisugust koormust ja mingisugust lisakohustust ja tahavad ise kõrvale jääda. Sellised sotsiaaltöötajaid on Tallinna ja Eesti koolides küll ja rohkem. Nii et ärge pöörduge sinnapoole. Esimene teema. Pöörduge linnaosa sotsiaaltöötaja lastekaitse või siis linnavalla sotsiaaltöötaja poole otse. Ja kui olete seda teinud, siis teil on ka jälle täielik õigus olukorra kontrolli alla võtmiseks läbi sotsiaaltöötaja, hoolekandeasutuste ja kõige muude pöörduda jälle kohtusse. Tähendab teie pöördute sotsiaaltöötaja poole ja sotsiaaltöötaja viib selle juhtumi kohtusse teie enda nimel ja sellisel juhul kohus lahendab juba selle probleemi. Ja see on pikk jälle või hakka ütlema, et hakkame iga pärast kohtusse minema. Ei pea iga eraldi päti või nähvija pärast. Tuleb teha koolis siis üks korralik nii-öelda näidisaktsioon, et see asi viiakse lõpule. Asi läheb kohtusse ja tüüp saab siis oma otsuse kätte. Nii et läbi kohtuotsuse või mitte läbi kohtuotsuse, vaid läbi sotsiaaltöötajate, läbi lastekaitse, kui vaja läbi politsei kohtusse ja kohus võtab vastu otsuse. Ja neid mõjutusvahendeid, mis on mõeldud ka alaealiste ohjeldamiseks, on olemas.
mis puudutab siis käitumishäireid ja kõike muid. Ei pea alati olema mingi krimm teema, ei pea olema kuriteo teema, aga käitumise eripärad, käitumise hälbed, kõik läbi sotsiaaltöötaja, läbi kohtu ja vastavasse asutusse. Ja siis on õpetajad, see on teie õigus, kasutage seda. See on täiesti normaalne praktika. Nii et ärge kartke seda võimalust kasutada. Nii et kõik ma tean, et minu kanalit vaatavad ka teatud õpilased, kes on teinekord probleemsed või ongi probleemsed. Ütlen nendele, et pidage piiri ja olge väga ettevaatlikud, mida te teete, sest see video on mõeldud nüüd õpetajatele, konkreetselt nendele, et õpetajad saaksid astuda vajalikke samme. Nii et kui teil on karistamatuse tunne ja mida kodu teile tihtipeale kannab, öeldakse, et nagu vanemad nõnda lapsed, ja see on tõesti nii, vanemad veel õigustavad takka ka oma võsukese käitumist. Samamoodi võib minna ka see niimoodi, et kuna vanemad ei võta õpilasega midagi ette või oma lapsega, siis jälle läbi sotsiaaltöötaja hoolekandeasutuste jälle kord kohtusse ja 2 võimalust. Vanemlike õiguste piiramine, kuna nad on jätnud oma kohustused täitmata, või nende äravõtmine raskemal juhul. Äravõtmiseks teinekord seda väga tihti ei rakendata, aga piiramisi, käitumiskontrollile allutamisi ja nii öelda, et vanemad peavad ikkagi aru andma ja ühe sõnaga see kontrollimehhanism on täiesti olemas, see tuleb ainult tööle panna. Aga tööle saate seda panna ainult teie õpetajad läbi sotsiaaltöötajate. Nii et lahendus on teil endal teie enda sees. Te võite pöörduda ükskõik mis teemal läbi sotsiaaltöötaja kohtu poole ja ütlen, et te saavutate oma võidu. Nii et kõik kaagid ja naagid, kes te siin nüüd praegu Tait Ripakil minu kanalis minu seda videot vaatate, teadke, et teie vastu on rohi olemas. Ei ole ei füüsiline vägivald ega mingi seaduse rikkumine, ei võeta teil nurga taga pükse maha ja ei anta teile rihmaga, vaid õpetajatel on täielik õigus kasutada oma seaduslikke, põhiseaduslikke ja inimõigusi, minnes läbi sotsiaaltöötajate kohtutesse ja kohus võtab vastu vastava otsuse teie mõjutamiseks. Nii et kes nüüd arvab, et ma siin õhutan kedagi millegi kallale minema, ei õhuta. See videoklipp on informatiivne ja räägime inimeste õigustest, õpetajate õigustest ja üldse ka muudest asjadest. Oma eelmistes videotes ma olen rääkinud vaenamisest ja vihkamisest ja see video, mida ma praegu teen ja mida te praegu vaatate, on samal teemal. Nõndaks. Aga see oligi siis tänaseks kõik, mida ma siis tahtsin täna oma vaatajatele ja mõningatele teistele öelda, nii positiivsetele kui negatiivsetele vaatajatele. Aitäh, et vaatasite, kuulasite ja kohtume taas mõnes järgmises videos.